Head vaatajad, meil on väga eriline hetk stuudios. Väga hea meel on tervitada siin sellise suurepärase Eesti sarja nagu M-klubi väärikat esindust. Kuna M-klubi neil päevil saab tähistada oma 20. sünnipäeva. Tere hommikust, tere tulemast ja palju õnne! Aitäh ja ma arvan, et ma korraks siiski meenutan, kuigi ma usun, kõik vaatajad teavad, kellega tegu on, Roman Baskin, kes oli sarja lavastaja ja režissöör, Ain Lutsepp ehk et Majesteet ja Marssal Jaan Rekkar. Roman, kuidas 20. sünnipäev M-klubil võiks välja näha? Meil tookord juba läks elu ja see välja mõeldis sassi, et meil, no jaa, kuskil oli see piir väga ägune, sellepärast on raske M-klubist rääkida väga tõsiselt, et nagu huumor käis kogu aeg juures, aga kui väga tõsiselt üritada rääkida, siis see näeb välja üsna kurvalt, see 20. sellepärast, et teda tõesti, ta on laiali läinud, minu jaoks. Aga mälestustes on tohutu rõõm ja see on 4 aastat, mis sai tehtud, üks mu elu ilusamaid aegu. Miks sa nii ütled? Esiteks oli seal, tegevuses Eesti meeskond, ütleme Eesti tõesti parim seltskond, alates autorist Toomas Kall, eks ole, heliloojast Erkki Sven-Tüür, 2 operaatorit, Mäekivi, Kootov, rääkimata näitlejatest. Produtsent Raivo Suviste ja Piret Tibo assistendina, et lihtsalt juba niivõrd profkamp, et me lubasime endale niisugust taidlust mõnuga. Aga kõik see kuidagi nagu rääkis ajast ka ja selles mõttes see sünkroon, et ta vahepeal läks ellu kaasa, ta lihtsalt ajas üle ääre igalt poolt. See töötegemise vorm oli ka ju tänapäeval selliste kohta, et tuleme pühapäeva hommikul kell 9 kohale kõik ja lahkume kell 9. Ükskõik kui palju kellelgi siis teha on. Tänapäeval tehakse ju sinu kohad, nii öelda, tehakse seriaalis ära 2 päevaga ja kus sa täpselt oled, sa ei teagi, aga meil käis algusest lõpuni ikka. Algus oli muidugi raske, sellepärast ma mäletan, mul on millegipärast meeles esimene võttepäev, mille me tegime Vabamu muuseumis. Me alustasime hommikul kas oli 9 ja siis lõppes see kuskil järgmine öösel kell 5 või kuskil niimoodi. Me läksime vastu hommikut minema sealt ja siis me mõtlesime seda, et kui see ikka niimoodi käima hakkab, vähemalt mina mõtlesin. Sina ikka mina mõtlesin, et siis see asi on üldiselt küllalt keeruline. Mis seltskond see M-klubi oli, mis asjad ajas meeldetuletuseks vaatajatele? Põhikiri on teil seal, tsiteerige mõnda kohta, kõik on ka praegu. Ma tsiteerin hea meelega seda kõige esimest punkti, et viljeleda rafineeritud meeste kultuuri ja jõuda füüsilise ja vaimse täiuslikkuseni. Eesmark sai täidetud. Jaa. Milles see väljendus, see täiuslikkuseni jõudmine? Mõju kestab siiamaani selle pärast. Ja muidugi eriti minu lemmikpunkt muide on siin tagapool. See on number 7, et 7-liikmelise klubi tööd juhib 6-liikmeline juhatus. Ja minu meelest sina vist ei kuulnud ainult see, eks ole, see Marko Matvere tegelenud Maara. Ega tema ei kuulnud kuhugi. Revisjonikomisjoni ta ka ei pääsenud. Mitte kuskile. Tema pidi tööd tegema ja trahvi maksma. Jah, sellepärast tal oli selliseid keelevääratusi palju, mida me oleme seal põhikirjas ka on kirjas, kuidas me võisime rääkida. Mäletate te üldse seda põhikirja või kuidas seda lugesite praegu nagu üle? Kas siin tuli midagi nagu tuttavad ette või? Ütleme see põhihoiak tuleb meelde, et ega täpselt nüüd Kall oli ju tõesti väga vaimukas ja Kalli need niisugused kalambuurid, neid ei jõua lõputult süveneda kõigesse, aga see üldhoiak, Euroopasse minek, väga meestekeskne ühiskond. Ja meestekeskne väga märksõna, ma segan korra vahele. Naistest tuleb ainult teoreetilises plaanis rääkida ja mõelda. Ja kas teil ei olnud mitte sarjas mingi selline nali, et kes rumalasti naistest mõttes, sellel oli trahv? Ja. 50 krooni. Ja. Aga seda esines üldiselt harva, ma olin aru saanud. Ülimalt sovinistlik. Minul oli küll see vabadus rääkida naistest ilma trahvita. Kuidas sul oli? Ma ei tea, kuidas see oli, aga nii oli välja kujult, sest mul oli väga palju lugusid naistest. Väga hea. Olete väsinud? Ei ole. Ainult põlved väsivad ära. Teeme tund aega veel, siis puhkame, eks ole? Aga miks ma pean põlvili olema? Ärge küsige seda. No öelge. Kunstis peab olema saladus. Nii et ei tea ise ka.
Kuulge, ma võin panna teid ükskõik kuidas, ma võin teid ratsahobuse selga ka panna, kunstnik võib kõike, aga niiviisi väljendate te minu ideed kõige paremini. Mis ideed? Kui te ütleksite, siis ma oskaksin paremini olla ka. Sellega ma väljendan see põlvetamine. See väljendab minu tänu. See väljendab minu tänu kõigile naistele selle eest, mis nad on mulle andnud. Aga räägi meile mõni lugu naistest, palun. Tal oli seoses meremeeste. Mul oli meremehe eluga seoses ja meremeestel, no teadagi on ju palju selliseid tutvusi. Mina olen ka ühte lugu naistest ja sinust kuulnud, mis toimus Pärnu perioodil, kui te pidite randa võttele minema. Ja sinna naiste plääži poole, aga seal oli mitte ühtegi naist, kes oleks kuidagi kaadris väheste nappide riietega soovinud olla. Jaa, seda ma mäletan. Ja mis siis juhtus? Mis seal juhtus? Ma ütlesin suvistele, kuidas see võimalik on, et sa ei leia nüüd ühtegi naist ja mul oli parajasti vaba hetk, ja pöördusin 2 esimese tütarlapse poole tänaval, et kas te oleksite nõus oma ülakeha paljastama ja tulema M-klubi seriaali. Nemad ütlesid jah. Need dokumendid. Paiga. Palun. Ja mida me siin siis vahime? Ei midagi. Tema ei vahtinudki naiste paradiisi poole. Kuulge, minge nüüd ikka, ma olen vana meremees, minul elus kõik nähtud juba. Kui tema ei vahtinudki midagi. Vaatage, armas poisu. Tema ei vaatagi naisi. Teda ei huvitagi naisi. Ei. Kuulge, mis asi see nüüd on? Kuulge, see ei tule maha. Mis asi, mida see tähendab? See on veetäht, kes vahivad, need me märgime ära. Tänapäeval on, ma ei tea, kas ta klapib, et nüüd on läinud rõhk juba, nüüd on sugu N, et me sugu M-iga on nüüd ühel pool, aga... Ja mis nüüd paar täiendust võiks öelda sellele asjale, kui ma vaatan M-klubi põhikirja täna, siis ma leian seda, et mõningate, kuidas öelda, kui Toomas Kalliga konsulteerida, parandustega võiks mõni tõsine klubi selle omale siiski aluseks võtta, täiendustega või lühendustega. Siin on väljapääs nii mõneski kriitilisest olukorrast, mis meeste ja naiste vahel võib tekkida. Ja mis on väga tähtis, võta tööle kaasa see. Ärategemise soov on tõesti ja nad tegid ära. Kui nad ette võtsid, nad tegid ära. Näiteks, mida siis M-klubi ära tegi? No kui oli ikka plaanis teha Kalevipoeg ära, siis tehti Kalevipoeg ära laval. Kalevipoeg oli muidugi, seal sai veel, ma ei saa seda lugu rääkida, sest see, kui Marko seal saalis istus ja eks seal tehti trikke ka, aga... Kaugella on minu kaasa. Vette taga armukene. Tere! Oih! Stopp! Kas nii tuleb Kalevipoeg? Kuidas siis? Kuule, kas sa situatsiooni üldse kujutad ette? Sa oled ujunud Soome, et Soome tuuslarile, kes on su ema röövinud kätte maksta. Sa oled tundide kaupa ligunenud vees, sa oled surm väsinud, märg nagu kass. Ei no ma saan aru. Ja nüüd sa jõudsid lõpuks saarele, sa oled väsinud ja magad nagu kott. Ei no ma saan aru. Äkki sa kuuled laulu, naise laulu, sa ärkad. Mina olin Kalevipoja lavast, mitte mina, vaid Maestet oli Kalevipoja lavast ja siis tegutsesime Värsi piires lava peal, kes seljas, kes kuidas ja tegi midagi. Ja samas kutsuti turismigrupp, kes pidi tulema siis vaatama. Kes mängis Venemaad, kes tuult, kes merd. Ja kes tuult ja siis asi oli selles, et siis kutsuti... Tuul pidi merd kaisutama, eks ole, ja Venemaa pidi kukil olema Kalevipojal ja siis tuli äkki turismigrupp sisse täiesti. Nad ei saanud aru konteksti ja mõtlesid mingi meeste kamp on siin seljas, jah. Piret Tibo käsitles seda niimoodi, tema selle organiseeris, ta otsustas valmistada ka neile üllatuse ja siis toodi koos giidiga, kes seletas neile, et siin tegutseb meeste klubi, kes on vist, kas oli 1700 aastast Tallinnas nagu tegutsenud ja siis istusid 2 meest, Marko istus saalis ja istusid juurde 2 sellist pensionieas inglise meest ja istusid seal Marko kõrvad ja ütles, I don't believe it. Roman, ma olen kuulnud, et sina ikka ju lavastajana muidugi jagasid rollid ja väljasid näitlejad. Miks näiteks
Ain Lutsepast sai Majesteet ja Rekolist. Kui ma väga ausalt ütlen, tead, ma tõepoolest väga kaua, ma pole kunagi nii kaua mõelnud näitlejate valikule. Ja mingi sisetunde järgi ma nii mäletan, kuidas ma kuid ja kuid isegi mõtlesin, kes on need 7 meest Eestis, 7 meesnäitlejad, kes annaksid pikemas perspektiivis niiviisi aastate lõikes mehe mõõdu välja. Mis puutub nüüd osasse, siis sellest tuleb ka rääkida natukene, et tegelikult ma tegelesin ikkagi ka muru uurimisega kõrvalt ja praegu olen muutunud selliseks, kuidas öelda, mõnes mõttes isegi natukene võib-olla liiga kohusetundlikuks muruharijaks. Pidin tundma. See asi lõppes... Magistri rolli ära võtnud. Ja see lõppes sellise asjaga, et ma ei teagi, kas ma tohin seda praegu rääkida, et kuna me olime siis, ma olin vist füüsiliselt isikust ettevõtja ja ma siis panin oma kuludesse ka muruniiduki poolega sisse. No ja siis maksuametnik küsis mult, mis see teil on. Mina ütlesin, mul on selline osa Majesteet muru uurija ja see kestab juba mitu aastat. Ta hakkas laginal naerma, ütles, paneme 25%-ga sisse. Mitte 50. Nii et sellised mõjud oli kõrvalellu ka. Jaan, sina olid meremees, eks ole, jah? Ja. Maamees, eks ole, sportlane, nutimees, nagu magister mängis, eks ole, ja üks tolleaegne poliitik, kes oli tulnud nii-öelda sovjeti komsomoli taustaga ja kes sattus seda M-klubi juhtumisi juhtima, eks ole. Markii ja Raivo Rüütel. No jah, see tegi ka palju nalja ikkagi. Suhteliselt kõige väiksemate annetega inimene sattus presidentiks. M-klubi kuuleb. Ei. See ei ole see maja. Siin ei ole ühtegi naist. Põhimõtteliselt mitte kunagi. Ei. Tellida ka ei saa. Kas mõni võte on teile eriliselt meelde jäänud? Mõni võttekoht või midagi, mis võib-olla taustale jäi, mis kohe vaatajatele? Ma lihtsalt alustan, kui eks nad igaüks meenutab oma, aga minu jaoks on teise hooaja lõpp, kui Majesteet tegelane ostis Lätist ühe lossi endale ja siis võttis lõpuks naise ja võttis ühe prostituudi endale naiseks, eks ole, ja seal hotelli aegadest ja siis kogu seltskond läks talle sinna lossi külla ja me tegime seda Saaremaal Kuressaare lossis ja see on tõesti minu jaoks üks meeldejäävamaid komandeeringuid. Kas see Saaremaa on... Just, kui sa nüüd Jürist räägid. Ja. Mis... No Jüril oli see viimane võttepäev. Kas mina kui Eesti mees pean surema Läti soos? Jüri vist siis enam teatris ei mänginud, kui ta M-klubis ikka veel... Ta mängis ühte tumma rolli Peer Kündis minu lavastuses. Ja kuidas M-klubi tema viimased kaasategemised olid? Ta ei saanud väga... Ütleme ta niimoodi, et ta muretses selle pärast ja ta kartis, et see on näha aga see tema, kuidas ütelda, vaprus ja selline tugevus oli ka seal juures ja kõik muu, mis sellega kaasas käis ja Näed, vaata nüüd, näe. Näe, visatakse niimoodi. Ei! Nool ees, saba taga. Sinna sisse või? Ja oleneb sellest, kuhu sektorisse sul läheb, selle eest saad sa punkte. No siis ma proovin. Oota nüüd natukene. Ma seletan pärast kõigile korraga. No, niimoodi visatakse, jah? Jaa, oota nüüd palun sind. Niimoodi, jah? Siin on omaette tehnika, mismoodi tuleb visata. No see on fantast, aga see oli juhus. No mina ei saa aru, mis selle mängu mõte on. Tänu M-klubile olen mina oma elus teinud ühe väga suure otsuse ja tänu Jürile, et kui Jüri oli juba meie hulgast läinud, siis juttu tuleb nüüd alkoholist ka. Siis mul juhtus seal üks väike probleem ka ja siis, aga ikkagi on see innustus saanud Jürist, kes ei joonud ju pikka aega oma elust mitte tilkaga alkoholi ja ma võtsin selle sama tee ette
ja andsin endale lubaduse, et ma 15 aastat ei tarbi seda jooki ja seda ma ka tegin. Millega Jüri Krjukov sind niimoodi mõjutas, et sa sellise pöörde tegid? Mis? Ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda. Ma arvan, et ma lihtsalt nägin selle asja võimalikkust. Et see on võimalik ja et see on võimalik rahulikult. See nagu tuleb lihtsalt endast läbi mõelda. Kas midagi M-klubi aegadest on ka täna teie ellu, teie mõtlemisse või teie kõnepruuki alles jäänud? Minul tuleb aeg-ajalt meelde üks ääretult totter nimi, mis esines minu lugudes üks tegelane. See on mind siiamaani naerma, see on Toomase üks huvitavamaid nimesid, mis ta on ilmselt oma loomingus välja mõelnud. See on keegi tumedanahaline mees, kelle nimi oli Nosmo King. Sinu selles mingis tekstis, jah? Mees nimega Nosmo King. Ma ei mäleta, mis selle lugu oli, aga et inimene pani endale No Smoking nimeks või aga sa ajasid selle samale Refile ajasid lihtsalt kärbest pähe, selle looga. Ei, Refi oli minu pruut ikka. Ei, Refi oli Kersti Kreismann mängis. Refi oli ikka minu pruut. Ära nüüd hakka. Muide, vabandust, ma olen kogu aeg tahtnud küsida, kuidas teie nimi on. Minu nimi on Marssal. Rehvi. Ma mõtlesin eesnime. Rehvi ongi eesnimi. Soo, ei ka väga ilus nimi, jah? Miks M-klubi ära lõppes? Meil tundus, et 4 aastat tegime 100 seeriat, 101. tegime siis koondseeria, lõpuks tagasivaatus üks retroseeria ja lihtsalt ei tulnud enam olukordi, ei tulnud olukordi juurde, et see lõputu tegemine, ma ei kommenteeri ühtegi teist seriaali, aga ma arvan, et kuskil, kui sa saad tühjaks, kui saab see seljakott tühjaks, et siis tuleks mingi aeg kas puhata. Me üritasime nüüd siin 20 aastat hiljem korra ühte seeriat teha ja midagi ei ole teha, mingi asi on pöördumatult jäänud sinna aega, et võib-olla kui hakkaks väga pigistama, võib-olla tuleks kuskilt, aga ei ole mõtet, et ta jääb ilusaks legendiks ja tookord oli ka niisugune ilus lõpetamine oli. Tundus, et ajastus on just selline, et selle mehe, selle kamba seiklused nii-öelda tuleb nüüd jätta. On teil Aine Jaan ka taolised tunded? Jaa, täiesti täpselt ja nii ta on, et ta jääb oma aega ja see oli selle eelmise või üle-eelmise aasta tegemise kõige selgem märk, et neid mõtteid on ikka õhus olnud, et prooviks veel, aga minu meelest see oli tore tõestus. Ei midagi halba ei juhtunud, aga lihtsalt see, et see on 90. aastate 7 Päkapiku ja Lumivalgukese lugu ja seal ta on. Ma jagan seda, aga miski ei takista M-klubi põhikirja järgides uutel 2010. ja 2020. aasta vahel ette võtta, mitte järgi teha, vaid täienduste parandustega jätkata teed uues ajas. Mul tuli praegu idee. Tähendab, N-klubi peaks tegema hoopis. Seda me oli kogu aeg rääkisime, et me peaks kohtuma N-klubiga. Ja praegu oleks aeg N-klubiks täiega. Tähendab, võib-olla tõesti ja ikka meie põhikirja ka natukene vaadata nagu, mis ikka ennem on ka olnud keegi. Ja rääkida palgalõhest. Ja kas nüüd nii minna, aga ikka, sobib küll. Te olete väga toredad. Ma tänan nende meenutuste eest ja elagu M-klubi. Aitäh kutsumast. Tänan.